kes on kokku puutunud teadusinfo otsimisega, teavad, et mõnikord on päris keeruline materjale kätte saada. Peamiselt sellepärast, et suurem osa artiklitest ei olegi väljaspool ülikooli arvutivõrku tasuta loetavad, kuna need on publitseeritud tasulistes ajakirjades. Enamgi veel, paljud artiklid ja monograafiad ei ole kättesaadavad isegi ülikooli töötajatele ja üliõpilastele. See tähendab, et suurel osal Eesti elanikest puudub võimalus tutvuda Eesti teadlaste tegemiste ja saavutustega. Maksumaksjatena oleme aga meie kõik teaduse rahastajad ning seega võiks meil kõigil olla võimalus tutvuda teadustööde tulemustega tasuta. Seda põhimõtet jagavad avatud teaduse toetajad, kes on veendunud, et riigi rahastamisel tehtud uurimustöö tulemused peaksid olema kõigile vabalt ja piiranguteta kättesaadavad. Suur osa avatud teaduse toetajatest on need teadlased, kellele ei meeldi kirjastajate kehtestatud kõrged hinnad. Näiteks on teadlaste initsiatiivil sündinud digiarhiiv Archive, kus teadlastel on võimalik täiesti tasuta oma uurimistööga seotud materjale avaldada ning kõigil huvilistel on võimalik nendega tasuta tutvuda. Sellist avaldamisviisi nimetatakse roheliseks avatud juurdepääsuks. Kuldne avatud juurdepääs tähendab, et ajakirjade sisu on lugejale tasuta, kuid teadlased peavad ajakirjale maksma eelretsenseerimise ja avaldamise eest. Ülemaailmne eelretsenseeritud ajakirjade register Directory of Open Access Journals sisaldab ligi 9000 avatud juurdepääsuga ajakirja. Avatud teadus ei piirdu ainult avatud juurdepääsuga publikatsioonidele. Avatud teaduse põhikriteeriumid on avatus ja läbipaistvus teadustöö kõigis etappides. Need loovad eeldused teadustöö tulemuste kontrollimiseks ja taaskasutamiseks. Üha enam levib veendumus, et ka uurimisprojektide alusandmed peaksid olema avalikud ja tasuta kättesaadavad. Teadusandmete avaldamine aitab vältida üleliigset andmete kogumist, võimaldab kontrollida väiteid ja järeldusi, suurendab teadustöö nähtavust ning soodustab valdkondade vahelist koostööd. Praegu on sellel mõtteviisil veel palju oponente. Osaliselt on see seotud teadlaste hirmuga ideede varguse ees, kuid kardetakse ka, et analüüsid võivad olla ebatäpsed ning seetõttu välditakse andmete avaldamist. Lisaks on andmete avaldamine suur töö, mis nõuab aega ja oskusi. Nendel ning paljudel muudel põhjustel avaldab hetkel oma andmeid vaid väike osa teadlastest. See situatsioon on aga peagi muutumas, sest Euroopa Liidu teadusrahastajad nõuavad üha enam teadusandmete publitseerimist ning pikaajalist säilitamist. Samuti eeldavad paljud teadusajakirjad, et koos artikliga avaldatakse ka uuringu aluseks olevad andmed. Tartu Ülikooli raamatukogu on avatud teaduse eestvedaja Eestis. Oleme tegelenud avatud juurdepääsu võimaluste tutvustamise ja teavitustööga üle 10 aasta. Tartu Ülikooli digiarhiivist DSpace leiab suurema osa Tartu Ülikoolis kaitstud magistri- ja doktoritöödest. Teadusandmete avaldamiseks ja säilitamiseks on olemas andmerepositoorium Datadoi. Tartu Ülikooli raamatukogu on rahvusvahelise võrgustiku Datasite liige ning tänu sellele saavad andmerepositooriumis kõik andmekogud digitaalobjekti identifikaatori DOI, mis lihtsustab andmete avaldamist, teeb need kergesti leitavaks ja tsiteeritavaks. Ajakirjade väljaandmine on väga lihtne Open Journal System platvormil. Tartu Ülikooli raamatukogu toetab teadlasi ja annab nõu andmete arhiveerimise, andmehaldusplaanide koostamise ja avatud juurdepääsuga ajakirjades publitseerimise teemadel. OpenAIR-i rahvusliku konsultatsioonikeskusena anname nõu rahastamisprogrammi Horisont 2020 publitseerimisnõuete täitmise osas. Rohkem infot leiad Tartu Ülikooli raamatukogu kodulehelt avatud teaduse rubriigist.